Armastasin Mariat lootusetult, kuid vaatamata sellele oli sõna armastus meie vahel veel välja ütlemata. Ootasin rahutusega tema tagasipöördumist suvilast, et talle seda öelda. Teda ei tulnud. Sedamööda nagu päevad kulusid, kasvas minus mingi hullus. Kirjutasin talle teise kirja, milles seisis lihtsalt: ma armastan sind, Maria, ma armastan sind, ma armastan sind. 2 päeva pärast sain lõpuks vastuse, mis oli vaid üks lause. Kardan sulle palju halba teha. Vastasin talle silmapilk. See ei loe, mida sa võid mulle teha. Kui ma ei saaks sind armastada, ma sureksin. Iga sekund, mil ma ei näe sind, on mulle lõputu piin. Möödusid julmad päevad, aga Maria vastust ei tulnud. Kirjutasin meeleheites: sa tallad meie armastuse jalge alla. Järgmisel päeval kuulsin telefonist kauget ja värisevat häält. Maria. Välja arvatud sõna Maria, mida ma aina kordasin, ei saanud ma öelda midagi ning see oli ka võimatu. Mu kurk oli nii kinni nööritud, et ma ei saanud korralikult rääkida. Ta ütles mulle: tulen homme tagasi Buenos Airesesse. Helistan niipea kui saabun. Järgmise päeva pärastlõunal helistas ta mulle kodunt. Tahan sind kiiresti näha, ütlesin. Jah, me näeme kohe täna, vastas ta. Ootan sind San Martini väljakul, ütlesin. Maria näis kõhklevat ja vastas siis: eelistaksin Recoleta tänavat. Olen seal kell 8. Kuidas ma toda momenti ootasin, kuidas ekslesin mööda tänavaid, et aeg mööduks kiiremini. Millist õrnust tulvas mu hing, kui kaunis näis mulle maailm, suveõhtu, lapsed, kes tänavail mängisid. Mõtlen praegu, kui pimedaks võib armastus teha ja milline maagiline moondev võime tal on. Maailma kauniidus, sure või naeru kätte. Oli mõni minut üle 8, kui nägin Mariat lähenevat, mind pimeduses otsivat. Oli liiga hiline aeg, et näha ta nägu, kuid tundsin ta ära kõnnakust. Istusime. Pigistasin ta käsivarti ja kordasin ta nime vahet pidamata palju kordi. Mul ei tulnud pähe midagi muud, samal ajal kui tema vaikis. Maria, 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 Maria. Miks sa läksid suvilasse? Küsisin lõpuks ärevalt. Miks sa mind üksi jätsid? Miks sa jätsid kirja koju? Miks sa ei öelnud, et oled abielus? Ta ei vastanud mulle. Ma muljusin ta kätt. Ta hoiatas. Sa teed mulle haiget, Juan Pablo, ütles ta vaguralt. Miks sa mulle midagi ei räägi? Miks sa ei vasta? Ta ei lausunud midagi. Miks? Lõpuks vastas ta. Miks on alati vaja kõigele vastus anda? Ärgem rääkigem minust. Räägime sinust, sinu töödest, sinu muredest. Mõtlesin lakkamatult sinu maalist ja sellest, mida sa kõnelesid San Martini väljakul.
tahan teada, mida sa teed praegu, mida mõtled, oled sa maalinud või mitte. Hakkasin uuesti jõuliselt ta käsivart muljuma. Ei, vastasin, mitte enesest ei taha ma rääkida, tahan rääkida meist mõlemast. Ma pean teadma, kas sa mind armastad. Ma ei taha midagi muud teada peale selle, kas sa mind armastad. Ta ei vastanud. Meeleheitel ta vaikimisest ja pimedusest, mis ei lasknud mul lugeda mõtteid ta silmist, süütasin tiku. Ta pööras äkki näo ära, püüdes seda peita. Võtsin ta näo vaba käega ja sundisin teda enesele otsa vaatama. Ta nuttis hääletult. Sa siis ei armasta mind, paiskasin kibestunult. Kuni tikk veel põles, nägin siiski, kuidas ta mind õrnusega vaatas. Hiljem, juba täielikus pimeduses, tundsin, et ta käsi paitas mu pead. Ta ütles mulle pehmelt. Muidugi ma armastan sind. Miks peab kõigest rääkima? Jaa, vastasin, aga kuidas sa mind armastad? On väga erinevaid viise armastamiseks. Võib armastada koera, last. Ma mõtlen armastust, tõelist armastust. Kas sa mõistad mind? Tundsin vaistude erakordset teravnemist. Süütasin kiiresti teise tiku. Nii nagu vaist oli hoiatanud, Maria nägu naeris. Täpne olles enam ei naernud, kuid oli naernud 10 sekundit tagasi. Vahel on minuga juhtunud, et endal kellegi jälgivat pilku tundes olen kiiresti selja taha vaadanud ja kedagi kohtamata siiski tundnud, et üksildus, mis mind ümbritses, oli petlik ja et midagi tabamatut oli sellest pildist kadunud, jättes õhu enda järel kergelt värisema. See oli midagi sellist. Sa naersid, heitsin raevukalt. Naersin, küsis ta üllatunult. Jaa, naersid. Mind nii lihtsalt ei peta. Ma jälgin alati detaile. Mis detaile sa mõtled, küsis ta. Mingi jälg oli su näos, naeratuse riismed. Ja mille üle ma võisin naerda, küsis ta jäigalt. Minu naiivsuse üle, minu küsimuse üle, kas sa armastad mind tõeliselt või nagu last või veel mingil hoopis kolmandal viisil. Aga sa naersid. Selles ei ole mul vähimatki kahtlust. Äkki Maria tõusis. Mis juhtus? Küsisin üllatunult. Ma lähen ära, sõnas ta kuivalt. Tõusin nagu vedrust visatud. Mis tähendab, lähed ära? Jah, lähen. Kuidas lähed? Miks? Ta ei vastanud. Ma peaaegu raputasin teda käte vahel. Miks sa ära lähed? Kardan, et ka teie ei mõista mind. Mul läks silme eest mustaks. Kuidas? Ma küsisin ainult midagi, mis mulle on elu ja surma küsimus. Ja selle asemel, et vastata, sa naerad ja lisaks veel vihastad. Muidugi siis ei mõista. Sa kujutled, et ma naersin, pistis ta kalgilt. Olen selles kindel. Aga eksid siiski. Ja mul on tohutult valus, et sa nõnda mõtlesid. Ma ei teadnud, mida sellest mõelda.
tõele au andes ei olnud ma näinud teda naermas, vaid kõigest mingit jälge juba tõsinenud näol. Ma ei tea, Maria, anna mulle andeks, ütlesin alistunult, kuid ma olin kindel, et sa naersid. Ma jäin vait. Olin väga rusutud. Mõne aja möödudes tundsin, kuidas ta pihk puudutas hoolitsevalt mu käsivart. Kohe kuulsin ta häält, nüüd juba nõrka ja valulist. Aga kuidas sa võisid nii mõelda? Ei tea. Kordasin peaaegu nuttes. Ta sundis mind uuesti istuma ja paitas mu pead, nagu oli seda teinud alguses. Ma ju hoiatasin sind, et ma teen sulle palju halba, ütles ta mulle mõningase vaikuse järel. Näed, kuidas mul oli õigus. See oli minu süü, vastasin. Ei, võib-olla oli minu süü, sõnas ta mõtlikult, nagu oleks kõnelenud iseendaga. Kui imelik, mõtlesin. Mis on imelik, küsis Maria. Ma hämmeldusin ja isegi mõtlesin, mitu päeva hiljem, et ta võis mõtteid lugeda. Tänase päevani pole ma kindel, kas olin neid sõnu valjusti öelnud, ilma seda ise tähele panemata. Mis on imelik? Kordas ta küsimust, sest oma hämmelduses polnud ma talle vastanud. Sinu vanus. Minu vanus? Jah, sinu vanus. Kui vana sa oled? Ta naeris. Kui vanaks sa mind pead? Su ebamäärane vanus teeb mind nõutuks, vastasin. Kui ma sind esimest korda nägin, paistsid sa mulle 26-aastase tütarlapsena. Ja praegu? Ei. Juba alguses olin segaduses, sest midagi ebamaist sinus pani mind mõtlema. Mida mõtlema? Ta pani mind mõtlema, et oled vanem. Mõnikord tunnen, et olen nagu laps sinu kõrval. Kui vana teie olete? 38-aastane. Olete tõepoolest väga noor. Sattusin segadusse. Mitte sellepärast, et ma oleksin pidanud ennast liiga vanaks, vaid et kõigele vaatamata pidin olema palju vanem kui tema, sest kuidas tahes võttes oli võimatu, et ta oleks olnud vanem kui 26. Väga noor, kordas ta, võimalik, et taibates minu hämmeldust. Ja teie, kui vanad teie olete, käisin peale. Mis tähtsust sel on, vastas ta tõsiselt. Ja miks sina minu vanust teada tahtsid, küsisin peaaegu ärritatult. Sellel kõnelusel ei ole mõtet, ütles ta vahele. Kõik see on absurd. Sinu huvi niisuguste asjade vastu üllatab mind. Minu huvi on üllatav ja meie kõnelemine sellistest asjadest. Tõepoolest, kuidas see kõik võis juhtuda? Olin nii segaduses, et olin unustanud algküsimuse. Ei, õieti öelda, ma ei olnud algküsimust enam edasi arendanud. Alles mitu tundi hiljem kodus andsin endale aru selle väliselt nii tühise kõneluse sügavamast
tähendusest. Enam kui kuu aja jooksul nägime teineteist peaaegu iga päev. Ma ei taha mälust taastada selle imelise ja kohutava aja jooksul juhtunu üksikasju. Juhtus liialt palju kurba, et seda mälust taas luua. Maria hakkas käima ateljees. Tiku süütamise stseen väikeste variatsioonidega kordus 2-3 korral ja mind vaevas mõte, et tema armastus oli parimal juhul ema või õe armastus. Ja meie füüsiline ühendus oli mulle tõelise armastuse ainukeseks garantiiks. Ütlen juba praegu, et see mõte oli üks paljudest lihtsameelsetest mõtetest. Üks nendest, mis kindlasti ajas Maria minu selja taga muigama. Füüsiline armastus selle asemel, et rahustada, ärritas mind veelgi enam. Tõi kaasa uusi ja piinavaid kahtlusi, valulisi, mõistmatusest johtuvaid stseene, julmi eksperimente Mariaga. Tunnid, mis ma veetsin Mariaga ateljees, on tunnid, mida ma ei unusta kunagi. Mu tunded kogu selle aja jooksul kõikusid kõige puhtama armastuse ja kõige pidurdamatuma vihkamise vahel, põhjustatud Maria vastuolulisest ja seletamatust käitumisest. Samas haaras mind kahtlus, et kõik võib olla teeseldud. Ajuti näis ta mulle neitsilik puhtana ja sealsamas oli mu ees elanud naine ja jälle marssis läbi mu aju kahtluste pataljon. Kus, kuidas, kes, millal? Neil puhkudel ei suutnud ma vältida mõtet, et Maria etendas kõige rafineeritumat ning julmemat komöödiat ja et mina olin tema käes nagu naiivne poisike, keda võib petta lihtsate jutukestega, et ta sööks või magaks. Vahel tuli mulle peale paaniline häbelikkus. Tormasin riietuma ja sööstsin tänavale värske õhu kätte, kurnatud kahtlustest ja eelarvamustest. Mõnel teisel päeval oli mu reageering vastu oksa, positiivne ja jäme. Ma viskusin ta peale, haardusin ta käsivartesse nagu tangidega, murdsin neid ja naelutasin oma pilgude silmadesse, püüdes talt kätte saada armuvandeid, tõelise armastuse kinnitusi. Aga kõik see jutt pole see, mis ma tegelikult tahtsin rääkida. Pean tunnistama, et ma isegi ei tea, mida ma tõelise armastusega öelda tahan. Ja kummaline on, et kuigi kasutasin korduvalt seda fraasi oma küsimustes, ei ole ma tänaseni sügavamalt järele mõelnud selle tähenduse üle. Mida ma siis tahtsin sellega öelda? Kas armastust, mis hõlmab ka füüsilise kire? Võib-olla sundis mind selleks meeleheitlik püüd end tihedamini siduda Mariaga. Olin kindel, et teatud juhtudel meil õnnestus ühendust leida, kuid nii rabedalt, nii põgusalt, nii ebakindlalt, et hiljem jäin ma veelgi lootusetumalt üksi selle ebamäärase rahulolematusega, mida kogeme, püüdes taastada unes tuntud armastust. Tean, et hetkiti õnnestus meil leida ühendust ja koos olemine pehmendas kurbust
mis alati kaasnes niisuguste olukordadega, kindlasti põhjustatud kõige ilusa põgususest. Aitas, et me pilgud kohtusid, kui teadsime, et olime mõelnud või õigemini öeldes tundnud ühte ja seda sama. Selge, et maksime rängalt nende silmapilkude eest, sest kõik, mis juhtus pärast, näis labane või rohmakas. Ükskõik, mis me ka ei teinud, vestlus, kohvi joomine, oli see valus, sest see näitas, mil määral olid põgusad need ühendushetked. Ja mis veel kõige halvem, põhjustasid uusi eemaldumisi, sest kasutasin tema kallal vägivalda, meeleheitlikult seda sidet kehalise ühinemise läbi kuigivõrd tugevdada püüdes. See kinnitas üksnes võimatust jätkata või tugevdada meie armastust füüsilise lähedusega. Maria teravdas olukorda veelgi, sest võib-olla tahtes hajutada mu kinnismõtet, teeskles ta tõelist ja peaaegu ebausutavat naudingut. Ja see sundiski mind kähku riietuma ja tänavale põgenema või siis toorelt ta käsivarsi muljuma ja sundima teda mulle kinnitama oma tunnete ehtsust ja sügavust. See oli nii jõhker, et kui ta tundis meid lähenevat füüsilisele armastusele, püüdis ta seda vältida. Lõpuks jõudis ta täieliku skepsiseni ja püüdis mulle selgeks teha, et see polnud mitte üksi tarbetu, vaid isegi hukatuslik meie armastusele. Oma käitumisega ta ainult suurendas mu kahtlusi tema armastuse ehtsuse suhtes ning ma küsisin üha eneselt, kas ta ehk ei teinud komöödiat, et hiljem seda abiks võttes tõestada, et füüsiline aspekt on kahjulik ning sellest tulevikus keelduda, kinnitust tuues nõnda mu kahtlusele, kas see talle mitte algusest peale vastik ei olnud ja siis ka ta nauding teeseldud. Arusaadavalt tulid uued tülid ja tema katsed mind ümber veenda jäid tulemuseta. Järgnes vaid, et läksin veel rohkem marru, vaevatud uutest ja üha segasematest kahtlustest, mis omakorda sünnitasid teisi ja järjest keerulisemaid küsimusi. Mis mind kõige enam mässama ajas oletatava petmise pärast, oli see, et olin talle andunud täiesti kaitsetuna nagu lapsuke. Kui ma kunagi märkan, et oled mind petnud, ütlesin talle raevukalt, tapan su nagu koera. Väänasin ta käsivarsi, ise talle teraselt silma vaadates, et avastada mõnd märki, mõnd kahtlast läiget, mõnd iroonia välgatust. Kuid sellistel juhtudel vaatas ta mulle ehmunult või kurvalt otsa nagu laps, alistunult ja riietus vaikides. Ühel päeval läks ägedamaks sõneluseks kui tavaliselt ning karjusin talle näkku, et ta on lipakas. Maria jäi tummaks. Ta oli otse kui halvatud. Hiljem, pikkamisi, vaikselt, läks ta modellide sirmi taha riietuma. Ja kui ma hiljem, pärast sisemist võitlust vihkamise ja kahetsuse vahel, jooksin temalt andeks paluma, nägin, et ta nägu oli pisaraist märg. Ma ei teadnud, mida teha. Suudlesin õrnalt ta silmi, palusin talt alandlikult andeks, nutsin ta ees, nimetasin end julmaks, ebaõiglaseks ja kättemaksu ihkavaks koletiseks. Mu kahetsus vältas, kuni tas leidus veel kas või raas äsjasest lohutamatusest. Aga vaevalt oli ta jõudnud rahuneda ja õnnelikult naeratada, kui mulle juba näis ebaloomulik, et ta ei ole enam kurb. Ta võis ju rahuneda,
Ometi oli tohutult kahtlust äratav, et ta võis anduda rõõmule pärast seda, kui olin teda nõnda nimetanud. Ning mulle hakkas paistma, et ükskõik millist naist, isegi ehtsat lõbunaist, pidi see solvang alandama, kuid ükski naine ei tohtinud muutuda nii ruttu rõõmsaks, välja arvatud juhul, kui selles solvangus siiski leidus tõtt. Sellised stseenid kordusid peaaegu iga päev. Mõnikord lõppesid need näilise rahuga. Siis läksime Plaza Franciale jalutama, nagu kaks armunud noort. Need õrnushetked muutusid aga aina harvemaks ja lühemaks, nagu päikenegi aina tuulisemas, aina hallimas taevas. Mu kahtlused ja küsitlused mässisid kord korralt üha enam kõik endasse, nagu liaan, mis väänleb pargipuude ümber, neid koletisliku haardega lämmatades. Mu küsitlused, päev-päevalt sagedasemad ja kiusakamad, tulid ta vaikimisest, ta pilkudest, ta seosetuist sõnadest, mõnest sõidust suvilasse, ta meeldumustest. Kord küsisin talt, miks lasi ta end kutsuda Preili Iribarneks proua Allende asemel. Ta naeratas ja ütles mulle, kui lapsik sa oled, mis tähtsust sel on? Mulle on see väga tähtis, vastasin ta silmi jälgides. See on üks meie perekonna tava, vastas ta ja naeratus kadus ta huulilt. Aga, märkisin, esimesel korral, kui sulle helistasin ja küsisin Preili Iribarne järele, kõhkles toatüdruk hetke, enne kui mulle vastas. Sulle võis näida nii. Võib-olla, kuid miks ta mind ei parandanud? Maria naeratas taas, seekord avalamini. Kas ma just ei selgitanud, ütles ta, et see on meie maja tava ja et toatüdruk teab seda samuti. Kõik kutsuvad mind Maria Iribarneks. Maria Iribarne näib mulle loomulik. Vähem loomulik on aga see, et toatüdruk ei pane imeks sinu Preiliks nimetamist. Ma ei saanud aru, et nimelt see ajas sind hämmeldusse. Tõsi, see ei ole tavaks ja ehk see siis selgitab sulle toatüdruku kõhklust. Ta jäi mõttesse, nagu puutuks sellise probleemiga esimest korda kokku. Ja ikkagi, ta ei parandanud mind, ei jätnud ma järele. Kes? Küsis ta nagu uuesti tõelusse jõudes. Toatüdruk! Ta ei parandanud Preilit. Aga Juan Pablo, sellel ei ole ju mitte mingisugust tähtsust ja ma ei tea, mida sa sellega ütelda tahad. Tahan ütelda, et arvatavasti ei olnud see esimene kord, kui sind hüüti Preiliks. Esimene kord oleks toatüdruk parandanud. Maria puhkes naerma. Sa oled tõepoolest fantastiline, ütles ta peaaegu rõõmsalt, mind õrnalt emmates. Jäin tõsiseks. Peale selle, jätkasin, kui sa minuga esimesel korral rääkisid, oli su hääl neutraalne, peaaegu ametlik, kuni sa ukse kinni panid. Pärast hakkasid rääkima õrna häälega. Millest niisugune vahe? Aga Juan Pablo, vastas ta tõsiselt, kuidas ma võisin sinuga niimoodi rääkida toatüdruku juuresolekul? Jaa, see on mõeldav, kuid sa ütlesid, kui ma ukse kinni panen, teatakse, et mind ei tohi segada.
see ei saanud minu kohta käia, sest mina helistasin esimest korda. Samuti ei saanud see käia Hunteri kohta, sest teda võid suvilas näha nii palju, kui soovid. Mulle paistab, et on teisigi, kes sulle helistavad või helistasid, eks? Maria vaatas mind kurvalt. Selle asemel, et mind kurvalt vaadata, võiksid vastata, nähvasin ärritatult. Juan Pablo, kõik, mida sa oled öelnud, on lapsik. Selge, et helistavad teised, onupojad, perekonnasõbrad, minu ema. Jõuan ma kõiki mäletada. Kuid mulle tundub, et seda tüüpi jutuajamisi ei ole vaja varjata. Ja kes lubab sul öelda, et ma end varjan? Vastas ta ägedalt. Ära ärritu. Sa ise rääkisid kord mulle kellestki Richardist, kes ei olnud ei su onupoeg, ei perekonnasõber, ei su ema sõber. Maria vajus norgu. Vaene Richard, ütles ta leebelt. Miks vaene? Sa tead hästi, et ta enese ära tappis ja et teatud mõttes on minulgi mingi süü. Ta kirjutas mulle kohutavaid kirju, kuid ma ei saanud kunagi midagi tema heaks teha. Vaene Richard. Mulle meeldiks, kui sa mulle mõnda neist kirjadest näitaksid. Miks? Ta on ju surnud. Pole tähtsust. Mind huvitaks ikkagi. Ma põletasin nad kõik ära. Oleksid kohe võinud öelda, et sa nad ära põletasid. Sina aga ütlesid mulle, miks ta on ju surnud. Alati vastad sa nii. Peale selle, miks sa nad ära põletasid, kui sa ikka tõesti nii tegid. Viimati tunnistasid, et hoiad alles kõik armastuskirjad. Selle Richardi kirjad pidid olema väga kompromiteerivad, et sa nendega niimoodi ümber käisid. Või pole nii? Ma ei põletanud neid kompromiteerivuse pärast, aga nad olid nii kurvad. Nad mõjusid rusuvalt. Miks? Ma ei tea. Richard oli raskemeelne inimene. Ta oli väga sinu moodi. Kas sa olid temasse armunud? Palun. Palun, mida? Jäta, Juan Pablo. Mis mõtted sul küll peas on? Ma ei näe, et see oleks nii rumal mõte. Ta armub sinusse, kirjutab sulle nii kohutavaid kirju, et pead paremaks nad ära põletada, võtab endalt elu ja ikkagi pead mu mõtet rumalaks. Miks siis? Sest kõigele vaatamata ei olnud ma temasse armunud. Miks ei olnud? Tõesti ei tea. Võib-olla sellepärast, et ta ei olnud minu tüüp. Ütlesid, et ta sarnanes minuga. Jumal küll. Ma tahtsin öelda, et ta sarnanes sinuga mõnes mõttes. Mitte, et te oleksite võrreldavad. See mees ei olnud võimeline midagi looma. Ta purustas kõik. Tema intellekt oli hävitav. Ta oli nihilist. Midagi nagu sinu negatiivne pool. Hea küll, aga ikkagi ei saa ma aru, miks oli sul tarvis ta kirju ära põletada. Kordan sulle, et põletasin nad sellepärast, et nad mõjusid mulle rõhuvalt. Sa oleksid võinud nad lugemata säilitada. See ainult näitab, et lugesid neid, kuni lõpuks põletasid. Ja kui sa neid üle lugesid, pidi neis olema midagi, mis sind tema poole tõmbas. Ma ei ole öelnud, et tal minule mõju polnud. Sa ütlesid, et ta ei olnud sinu tüüp. Jumal küll.
surm ei ole samuti minu tüüp ja sellele vaatamata tõmbab ta mind tugevasti ligi. Richard tõmbas mind peaaegu nii, nagu tõmbab surm või tühjus. Arvan aga, et inimene ei pea vastupanuta nendele tunnetele alistuma. Võib-olla sellepärast ma teda ei armastanudki. Sellepärast põletasin ära ta kirjad. Kui ta suri, otsustasin hävitada kõik, millest ta oleks veel võinud kesta. Maria langes kokku. Ma ei saanud pressida temalt enam ühtki sõna Richardist. Pean aga lisama, et mees, kes mind kõige rohkem piinas, ei olnud tema, sest lõppude lõpuks sain temast teada küllalt palju. Mind piinasid tundmatud varjud, millest polnud iial juttu, aga mida ma tundsin ikkagi liikuvat hääletult ja hämaralt Maria elus. Minu jaoks seostus halvim Marias just nende nimetute varjudega. Mind piinas ja piinab praegugi üks füüsilise naudingu hetkel ta huulilt vallandunud sõna. Kõigis neis keerukais küsitlustes oli aga üks asi, mis asetas täisvalgusse Maria ja ta armastuse. Muidugi, kuna ta oli Allendega abiellunud, oli loogiline, et kunagi pidi Marial olema tema vastu mingeid tundeid. Pean ütlema, et see probleem, mida võiksime nimetada Allende probleemiks, oli üks neist, mis mind kõige rohkem jälitas. Oli mitmeid mõistatusi, millele ma tahtsin valgust heita, kuid ennekõike neile kahele. Oli ta meest kunagi armastanud? Armastas ta meest veelgi? Neid kahte küsimust ei saanud teistest lahus käsitleda. Nad olid seotud muudega. Kui Maria ei armastanud Allendet, keda ta siis armastas? Mind? Hunterit? Kedagi neist salapärastest telefoniisikutest? Või oli pigem võimalik, et ta armastas neid erinevaid olendeid erineval viisil, nagu armastavad mõned mehed? Aga samuti oli võimalik, et ta ei armastanud kedagi ja et me igaüks järjekorras, vaesed tohmanid, poisud, saime kuulda ta kinnitusi, et olime talle ainsad ja et ülejäänud olid lihtsalt varjud, olendid, kellega tal oli pealiskaudne ja näiline suhe. Ühel päeval otsustasin selgitada Allende probleemi. Alustasin küsimusest, miks ta oli Allendega abiellunud. Ma armastasin teda, vastas Maria. Nüüd sa siis ei armasta? Ma ei ole öelnud, et enam ei armasta, vastas ta. Sa ütlesid, ma armastasin teda. Sa ei öelnud, ma armastan. Sa võtad alati sõnadest kinni ja väänad kõike uskumatuseni, protestis Maria. Kui ma ütlesin, et ma abiellusin temaga armastusest, ei tähenda see seda, et ma praegu teda ei armasta. Ah, sa siis armastad teda, ütlesin kiiresti, nagu oleksin tahtnud tabada valet ta ülestunnistustes mu varasemate küsitluste peale. Ta vaikis. Ta näis lööduna. Miks sa ei vasta? Küsisin.
sellel pole ju mõtet. Meie dialoog on toimunud palju kordi peaaegu täpselt samal kujul. Ei, see pole nii nagu eelmistel kordadel. Ma küsisin sinult, kas sa praegu armastad Allendet ja sa vastasid mulle, et armastad. Mulle meenub, et kunagi ütlesid sa sadamas mulle, et ma olen esimene mees, keda sa armastad. Maria vaikis taas. Mind ärritas, et ta polnud mitte üksi vastuoluline, vaid et nõudis tohutut jõudu temalt ükskõik millise ülestunnistuse väljapigistamine. Mida sa selle peale vastad? Küsisin uuesti. On väga palju viise armastada ja ihaldada, vastas ta väsinult. Sa võid ette kujutada, et ma praegu ei suuda Allendet armastada samal viisil nagu aastaid tagasi, kui me abiellusime. Mis viisil? Kuidas, mis viisil? Sa tead küll, mida ma öelda tahan. Ma ei tea midagi. Olen sulle mitu korda öelnud. Oled öelnud, kuid ei ole kunagi selgitanud. Selgitanud, hüüatas ta kibedalt. Sa oled 1000 korda öelnud, et on palju asju, mida on võimatu selgitada ja praegu nõuad minult selgitust millelegi nii keerulisele. Ma olen sulle 1000 korda öelnud, et Allende on mu hea sõber, et ma armastan teda nagu venda, hooldan teda, tunnen sügavat õrnust tema vastu, suurt imetlust ta vaimuselguse vastu, et ta näib mulle igas mõttes minust kõrgemal, nii et ma tunnen end tema kõrval keskpärasena, tunnen end süüdlasena. Kuidas sa võid siis kujutleda, et ma teda ei armasta? See pole mina, kes ütles, et sa teda ei armasta. Sa ise ütlesid, et praegu ei ole nii nagu siis, kui sa abiellusid. Võib-olla pean sellest järeldama, et kui sa temaga abiellusid, armastasid teda nii, nagu ütled praegu mind armastavat. Teisest küljest ütlesid sa mõned päevad tagasi sadamas, et mina olen esimene mees, keda sa armastad. Maria vaatas mulle kurvalt otsa. Hästi, jätame selle vastuolu kõrvale, jätkasin. Tagasi Allende juurde. Ütlesid, et armastad teda nagu venda. Praegu on vaja, et sa vastaksid ühele ainsale küsimusele. Kas sa magad temaga? Maria vaatas mind veelgi kurvemalt. Ta vaikis veidi ja küsis mult lõpuks väga valulisel häälel. Kas on vaja, et ma ka sellele küsimusele vastaksin? Jah, on tingimata vaja, ütlesin karmilt. Minu meelest on hirmus, et sa esitad mulle selliseid küsimusi. See on väga lihtne. Pead ütlema jaa või ei. Ei ole nii lihtne. Seda võib teha ja mitte teha. Väga hea, lõpetasin külmalt. Tähendab siis, et jaa. Väga hea. Jaa. Sa siis tahad teda? Seda öeldes vaatasin pingsalt talle otsa. Tegin seda kurja tagamõttega. See oli parim võimalus terve rea järelduste tegemiseks. Mitte, et ma oleksin uskunud, et Maria teda tõeliselt tahtis. Olgugi, et ka see oli võimalik Maria temperamendi puhul. Ma tahtsin jõuga sundida teda selgitama oma armastust venna vastu. Maria viivitas vastusega, nii nagu ma olin oodanudki. Kindlasti valis ta sõnu,
lõpuks ta ütles. Ütlesin, et ma magan temaga, aga mitte seda, et ma teda tahaksin. Haa, hüüdsin võidukalt. Sellega on öeldud, et sa oled temaga ilma, et sa teda tahaksid, kuid paned teda uskuma, et sa tahad teda. Maria jäi tummaks. Põskedele aga hakkasid langema vaiksed pisarad. Ta pilk oli nagu mõranenud klaas. Ma ei ole seda öelnud, sosistas ta pikkamisi. On ju tõenäoline, jätkasin järeleandmatult, et kui ta aru saaks, et sa mitte midagi ei tunne, ei taha teda, kui sa näitaksid, et füüsiline ühendus on ohver, mida sa tood tasuks tema õrnuse eest, imetlusest tema kõrgema vaimu vastu ja nii edasi, ei magaks Allende sinuga enam kunagi. Teiste sõnadega, fakt, et see kestab, näitab, et sa oled võimeline teda petma, veenma mitte ainult oma kire, vaid ka oma elamuste ehtsuses ja et sa oled võimeline teesklema ülimat naudingut. Maria nuttis tasa ja vaatas maha. Sa oled uskumatult halastamatu, sai ta lõpuks öelda. Jätame kõrvale välise. Mind huvitab asja tuum. Tuum on see, et sa oled võimeline petma oma meest aastaid, mitte ainult oma tunnetes, vaid ka elamustes. Järeldus oleks siin jõukohane isegi õpipoisile. Miks ei petaks sa siis ka mind? Nüüd sa mõistad, miks ma väga tihti olen su tunnete ehtsuses kahelnud. Alati mäletan, kuidas Desdemona isa hoiatas Otellot, et naine, kes on petnud isa, võib petta ka teist meest ja miski pole minu peast suutnud kustutada seda tõsiasja, et oled Allendet alati petnud aastaid. Hetkeks tundsin soovi olla julm viimseni ja lisasin, olgugi et sain aru oma sõnade vulgaarsusest ja kohatusest. Petnud pimedat!